Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 20. episoodi. Jaanuari viimases podcasti osas liituvad minuga Mattias ja Jakob. Tere! Tere! Täna meil siis selle aasta esimese kuu viimane podcast, natukene jublimoodi asi. Intervjuud ei ole, kuid seest on meil kooliga seotud tiirlist. Ma loodan, et kõigile meeldiks see. Ja tegelikult päris palju või päris vähe teemasid, nii et palju tuleb meie endi rääkimist, endi mõtteid, aga ma arvan ka see on okei ja inimesed teavad, mida meist juba oodata. Kuid enne kui me kõigest sellest hakkame rääkima, siis vaadake meid Instagramis @puhkekajutud. Meie storidesse saate anda meile mõtteid, millest me võiksime rääkida siin podcastis. Subscribe'ige meile YouTube'is, kus see podcast praegu on. Followge meid nii Apple podcastis kui Spotify's. Täname kõiki, kes seda juba teevad, kuid kindlasti on suur hulk, kes ka seda veel ei tee. Kuid kõige õigem oleks siin vist alustada sellest, kuidas me oma nädalat alustasime ja see oli distantsõppel. Emotsioonid? Halvad. Ma ei tea. Distantsõppe ei ole väga minu asi. Mul on raske öelda, et ma teaks vist kedagi, kelle asi see on. Mõned ikka kindlasti on. Ma tean, meie klassis on mõned inimesed, kes eelistavad üksinda õppimist selle asemel, et mingi koolis kusagil olla. Aga ma ei tea, kas nad mõtlevad nagu üksinda mõtlemise all seda, et sa kuulad õpetajat läbi ekraani ja mida muud. Aga eks seda peavad nad ise otsustama ja ütlema. Ilmselt on suur faktor, see suur aja kokkuhoid ka, mis sellest tuleneb, et ei ole seda liikumist vaja teha kooli ja koolist tagasi koju. Kui selle arvelt mina ütleks, et haridus kannatab, sest näiteks on meil siin mõni aine, kus hinded kontrolltööga ei tule nii head, kui võib-olla tahaks ja kes jätab meile kodutööd rohkem, sest tunnis ei jõudnud. Kui me koolis oleks, siis ta saaks aru, et kuule, ärme jäta neid palju kodutööd ja üldiselt raske lihtsalt. Aga õnneks me tegime seda ainult pool nädalat. Ja nüüd pool nädalat veel, juhuu! Jah, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev olime me algselt nüüd distantsil ja nüüd sellest nädalast, mis on siis veebruari esimesest nädalast, oleme me kolmapäev, neljapäev, reede uuesti distantsil, et me saaksime lõbusalt jätkata oma arvestusi koolis. Ja ma ei tea kuidas, aga mul on vaikselt tunne, et iga kord meil on 6 arvestuste nädalal ja jälle me saame ühe päeva varem alustada neid. Ja see on tõsi küll, kuidagi tundub, et oleme kogenud seda, et iga päev on mingisugune arvestus kuidagi liiga palju, võrreldes teistega vähemalt. Äkki oli 10. Süke üks periood, kus oligi suke 3 arvestust või? Ja siis sa said 2 päeva lihtsalt vabalt olla, see oli nauditav . Ja, meil oli ESSA periood 11. Oli ESSA periood mingi päris mitu arvestust. Teine periood mul oli 2 arvestust ja nüüd 3. periood mul on jälle 6 arvestust. Nii et ma ei tea, kui me niimoodi jätkame, et iga teine on mingi 6 või 7 arvestusega arvestuste nädal, siis läheb raskeks . Ja kui veel ei ole, siis kindlasti läheb, eks ole? Jaa, täitsa nõus. Ausalt mõtlen, et ma tahaks loota, et väga paljudel ei olnud kontrolltööd distantsil, aga ma kahjuks arvan, et see oli nii. Enda kogemusest ütlen, see ei olnud lõbus. Suke kontrollimine, väga raske on kogu selles olukorras leida mingit head varianti, aga mul on tunne, et kõik see kontrollimine võiks olla, et sa võtad materjali, mida on peamiselt tunnis võetud ja teed seda kirjalikult paberil kuskil distantsilt hajutatult kuidagi. Te oleks siuke, et õpilane saab arvuti taga teisi materjale kasutada, aga see materjal on lihtsalt niivõrd suur ja leidmatu, et sa ei saa nii kasu sellest . Jah, üleüldiselt tahaks kooli. Ärme võta kontekstis seda välja, nüüd ma tahaks minna kooli üle selle, et ma istun kodus arvuti taga tunnis.
ei, mul hästi tihti on küsitud, et noh, sa pigem käiksid koolis või? Siis ma pean alati ütlema, et jah, kui õppida, siis õppida koolis, aga nagu ma väga õppida küll ei taha. Või noh, ei viitsi, aga eks ma pean ju seda tegema, kui ma tahan targaks saada. Sest niimoodi käivad ju asjad alati ja igavesti. jah. nõus. jah. jah. On küll. jah, nii käivad need asjad. ei, aga nagu ma ei tea, need koroonanumbrid on ka nii suured praegu. See on ikka jõhker ju. 7000 positiivset päevas. Tundub, et Hildebrandt on hea tuleviku ennustaja. Või mis? Kas see nüüd hea just on, aga? See ei ole hea. Ta on tuleviku ennustamises hea, aga mitte see, mida ta ennustab. Et ta koroonanumbreid ennustas, see on halb, aga see, et ta nagu täppi pani, see tähendab, et ta on nagu hea tuleviku ennustaja. No ainuke, mis päästab, ongi see, et numbrid haiglates on enam-vähem, need ei ole head, aga need on enam-vähem. Ei no vist, see Omikron ei ole nii hull õnneks, et ei pane haiglasse igat, ma ei tea, 3. inimest, aga siiski levib kiiresti, kes teab, mis tulevikus saab, äkki on mingid, ma ei tea, tuleb vähk, who knows. Meil on vähk, ei. Ei, ma mõtlen nagu selle koroona tõttu. Või ma ei tea, mingid haigused tulevad tulevikus, kui see kõik on nagu mööda läinud, vaata. Ja see nagu bäm, saad aru? No ärme siin halba ette ennust äkki. Ei, mina olen halb tuleviku ennustaja. Seda peame Hildebranti käest küsima. Hildebrandt on hea tuleviku ennustaja. Seda me peame tema käest küsima, et kas tulevikus on kõik parem või? Mõtlen, et kui meil on siin 7000 nagu positiivset, igast klassist on paar tükki, nagu kas see, jah, nad teevad jällegi kõik ennast, et see paar päeva peiteperiood nagu istuksid kodus ja tuleks nagu karantiinis siis võib-olla välja tervena või ma ei teagi, niimoodi, et sa testid ja siis leitakse see positiivne üles, aga üleüldiselt nagu kas see 3 päeva päästab midagi või? No siis nädalavahetus juurde 5. Tegelikult vist päästab isegi. Peab pigem nagu nõustuma nendega või? No jah, ma ei tea, kui mitu inimest on see viimase nädala jooksul nagu positiivse testi saanud. Aga no ma loodaksin, et või noh, ma ei looda, et see arv on suur, aga ma loodaksin, et kui see arv on suur, siis noh, nad said teada seda siis, kui me olime veel alles koduõppel ja mitte siis, kui koduõppelt ära tulime. Et mingi koolis olid juba käidud. No, naudime neid päevi, mis meil on koolis. Need võivad olla meie viimased. Ei ära nii ütle. Ja küll, ma rohkem ei räägi siis. Ma ei teagi, meil on tegelikult võib-olla 11-ndikele natuke tähtsam, et meil on UPT mingid seminarid, testid. No meil kolmekesi natukene vist tundub, et see on nagu veits ebavajalik küsimärk. Jah, no selles suhtes, et nagu me kõik teame, siis 11. klass on äärmiselt stressirohke ja noh, vägagi ajaliselt mahukas ning vaimselt nõudev. Ja nüüd isegi kui võtta välja nagu UPT osa sellest 11. klassist, siis kool niisama, kõik arvestused, tööd, mida iganes, kõik on nii kuidagi kuidagi stressirohke ja nõuab nii palju inimesest, et see üksinda on juba piisav, et niimoodi mingi inimesed murduksid. Ja siis kellelgi tekkis see imehea idee, et aga teeme mingisuguse asja, kus nad peavad nagu veel rohkem tööd tegema ja veelgi rohkem aega kulutama nagu koolile ja võtame neilt kas unetunde või eraelu ära siis selle nimelt nagu. Ma ei tea, mul väga ei istu see süke idee. Nagu okei, UPT ise, see on nagu norm. See on, saad nagu tuleviku jaoks kogemust, aga siis need mingisugused testid, mingi, ma ei tea, teadmise kontrollid, mis iganes asjad.
need tunduvad mulle kuidagi nii ebavajalikud, et noh, see info, mis seal on, ma olen natukene lugenud seda materjali, mis meil tuleb nagu sinna. Et see tundub kuidagi väga nagu ebavajalik. Aga no mida ma ka tean, ma olen ju lihtsalt loll õpilane, mina ei tea midagi. Kas see nagu UPT traditsioonidele üldiselt nagu sellest, et mingid härrasmehed ülikoolis kõrgemad vaatasid, et okei, meil siin see töötab siuke asi, me teemegi teadust niimoodi, et keegi teeb uurimuse, leiab fakti, paneme kirja, saame targaks. Aga seda vaatasid, et okei, äkki mingi nagu noorem õpilane, gümnasist või midagi suudaks sama asja teha. Ja siis meie äkki mingi, ma ei tea, kuidagi toetame sellele või noh. Mul on tunne, et see, mis sa gümnaasiumis nagu oma tööga teed, ei ole niivõrd nagu tähtis, kui näiteks mingi UPT ülikooli töö või midagi taolist. Jah, no meile tuli ju see Ott Ojaveer mingi hetk tuli tundi rääkima meiega. Ma küll ei mäleta millest, aga ta kuidagi rääkis, et ta ei mäleta peaaegu et mitte midagi, mida ta gümnaasiumis õppis, vaid ta mäletab just, et millised nagu need õpetajad olid ja et kuidas nagu käituda ja nii edasi. Aga nagu selle sama põhimõttega, kes meil isegi UPT-d nagu õpetab. Meil ei ole ju põhimõtteliselt sükest eriti kindlalt õpetajad, kes õpetaks meil UPT-d peale võib-olla meie juhendaja ja võib-olla, kui mis meil on see mingi informaatika kursus Anneli Mäega. Aga nagu peale selle ma tõesti nagu, mis kasu on meil sellest UPT kursusest, nagu jah, kogemus mingi ülikooli jaoks, aga ma ei, võib-olla treffist jah, mingi paljud lähevad, aga ma ei julgeks öelda, et absoluutselt kõigil nagu on kindlasti vaja seda kogemust nüüd mingi ülikooli jaoks või midagi sellist. See on nagu üleüldiselt mul tunne, et teaduse nagu arengu huvides paika pandud asi, et jep, äkki teile meeldib, siis tulevikus leiate mingi, ma ei tea, vähi vastu mingi tõusa, mingi, ma ei tea, vähi vastu ei ole vaktsiini tehta. Vaktsiini vist ei tehta päris, aga mingid ravimid ikka. Mingi ravimatu haigusest, mingi, mis meil on AIDS, HIV, nende vastu saab ikka midagi nagu välja tehtud. Vist on millegi taolise peale välja üles ehitatud see. Nojah. Ja kes teab, äkki satume megi ülikooli ja need põhikooli loovtöö ja praegune UPT tulevad meile kasuks, aga seni, kuni me ei ole seal, me ei tea seda või mis. No ju siis. Mis meile kasuks tuli, oli natukene juua siia nädala sisse, et kolmapäeval me otsustasime, et oleme siin piisavalt istunud, lähme teeme kerged piljarditiirud ja tegime ka kerged joogid. Tegime jookideks pobad ja kes teab, siis meie koostöö siin koostööpartnerite pobapoistega areneb ja seekord siis proovisime nende, mis maitsed meil olid. Meil olid maasikas, kookos ja piparmint. Suur tänu nende eest. Kõik on vist saadaval nende kodulehel ka, eks ole? Ja, kogu info on nende kodulehel saadaval. Et kes ei tea, siis pobapoisid Treffneri õpilasfirma. Nad on leitavad oma nime alt nii Facebookist, Instagramist, kui neil on ka oma koduleht. Ehk siis kellel on, ma ütleksin, et me muidugi avaldame nüüd oma arvamust jookide kohta, aga ma arvan, et minu jaoks kõigepealt, ma alustan, siis minu jaoks oli väga uudne kogemus ja ma arvan, et ka paljudele meie kuulajatele võib see olla väga, väga uudne kogemus, et sihukest asja nagu poba teema ei olnud enne kuulnud ja head me leidsime sellised partnerid, kes avardavad meie maitsemeeli või mis? Ja, täitsa nõus, tead. No Christopher meil natuke intervjuus rääkis, kuidas see kogu protsess töötab, eks ole, aga et nagu 3 tundi vähemasti vist läheb kogu selle asja tegemiseks. Ja nagu küsime siis, kas on seda 3 tundi väärt? No kui mina ei pea keetma, siis on küll. Jah. Kui ise ei pea tegema, on jah. Ja see, mis me oletame sellest, nad on väga mugavaks teevad asjad meile, ehk siis minge kindlasti prooviga, aga maitseelamuselt me vist teeme
üldiselt rahul, et võib-olla jah, sealt pobateest me otsimegi seda magusamat just, ehk siis see maasikas on just siuke magus, mõnus, kõige joodavam oli vist, jah? no see on natukene kurjalt öeldud, jah. maasikas oli meie lemmik. Ja siis oli, mis see oli? Kookos? Jah, kookos oli minu teine lemmik ja siis münt oli 3. No ta vist jällegi äkki intervjuus ise mainis ka, et noh, suuresti magusa peal on inimesed väljas ja noh, kui seda ei saa, siis vist eriti naudi. Ja ka, ma ei tea, üldiselt äkki saame meie kunagi oma, ma arvan, nad katsetavad muidugi erinevate maitsetega veel, aga mine tea, äkki on kunagi selle puhkeka juttude maitseline asi, see kõlab halvasti. Ma mõtlen, et see, mille järgi see nagu maitsta võib, see võib olla nagu mingi vana diivan või midagi. Mingi tolmu maitse on juures või midagi. See vaata see on see, kui sa oled mingi bussis, vaata nagu klassireisil ja siis keegi taob oma tooli ja siis tuleb seda nagu hästi palju tolmu ülesse, siis see on siuke rõve nagu lõhnaga, vaata. Või mingi siuke veider nagu umbne või veider nagu õhk läheks paksuks. See aga nagu selle maitse. Okei, võib-olla me saame kuidagi muul moel neile kasuks olla nagu diivanijoogid vist ei ole veel asi. Meie saame öelda, et minge proovige. Väga head olid. No ma võin ka öelda, et juhul kui kellelegi näiteks need pobapallikesed siis, või tapiokapallikesed nagu väga ei istu, siis on alati ka võimalus neid läbi kõrre tulistada. Mis oli, mina võin öelda, et mina nautisin seda tegevust äärmiselt. Kuigi mulle need tapiokapallid maitsesid isegi, siis ma ei tea, 2-1 võib öelda. Ja kui väga tahta, siis sa võid oma sõmudega sõda ka teha. Palun, kui keegi teeb nende tapiokapallidega sõda, filmige ja saatke meile Instasse või Facebooki või Gmailile, kui vaja. Povapoistele ka. Jah, povapoistele ka. Ma tahan näha, et keegi nagu teeks sõda nende väikeste pallidega. Me nagu siin ei toeta toiduga mängimist, aga see oleks päris naljakas. Jah. No kui see nii või naa raisku läheks niimoodi, et ära ei sööda ega jooda, siis mida paremat teha? Selles mõttes nad vist teevad kojuvedu ka. Ehk siis ma ei tea, kas juba töötab, aga kindlasti oli juba seal intervjuus jällegi teemaks, et neil on kojuvedu tulemas kindla hinna eest jällegi vist, aga ma arvan, et kui sa tahad uudset kogemust, siis on nad üleüldiselt väga hea valik. Et mina ei olnud kunagi sihukest asja joonud ja tegelikult isegi ootasin võib-olla natuke halvemat, aga see oli hea, ei hakka valetama. Kokkuvõtlik, minge jooge pobateed, aitäh. Yeah. Jällegi koroonaaeg, Venemaa ei tee midagi, elekter on ikka kallis, mis me teeme, räägime mingist filosoofilistest küsimustest. Selles me oleme ju niivõrd head. Muidugi oleme. Kirjanduse tund on meid hästi õpetanud. Jah, reaalklass filosofeerimist, kuulake nüüd. No mina tegelikult väga millegi nagu hea küsimusega välja tulnud, aga ma tahan teada lihtsalt, et bioloogias me just õppisime spooride kohta bakteritel, eks ole? See on nüüd see asi, et nad lähevad mingi 1000 aastateks lihtsalt mingi ei tööta enam ja siis üks hetk, kui neil on mõnus paljunemistingimused, siis nad hakkavad tööle jälle. Kas ja kuidas see inimeste peal töötaks? Palun täpsusta oma küsimust. Sa mõtled, et paneb inimese nagu inimesel on sama variant, enam-vähem külmutaks ta, aga nagu kas ta ärkaks mingi täismäluga üles? Kas ta nagu teab, kes ta oli, mis ta tegi või ta nagu bakteriimselt ei ole sihukest mälu? No bakteriimselt üleüldiselt nagu ma kahtan, et ta väga palju mõtleb. Ja täitsa ma arvan ka nii. Aga ma arvan, et siinkohal siin küsimusel on väga palju eri võimalusi vastata ja ma usun, et isegi teadlased ei tea selle vastust ning seetõttu on suhteliselt raske vastata teie küsimusele, Andres. Okei, aga kas sa näiteks see on huvitav, kas sa sureksid
või pigem laseksid ennast mingi külmutada lootuses, et tulevikus sind saab lahti jäätada? Nagu siin oleneb ka, kui vanalt mind nagu ära jäätatakse. Kui ma olen mingi 60, siis ma arvan, et okei, pange mind jäässe, aga kui ma 20 olen ja nagu vaevu elanud olen, nagu mingi 2 aasta pärast ma ei ütleks kohe kindlasti, et pange mind jäässe, palun. Sest on võimalus, et see ei tööta. Ja, et sa pigem sureksid siis? No ja ei nagu, kas küsimus on see, et mul on nüüd ja kohe öeldakse, et okei, oletame, et ma tegin mingi kuriteo ja sain surmanuhtluse. Nüüd sa kas lõigatakse pea maha sul või pannakse sind jäässe või? Ja sa lähed teaduse huvi alla. No siis ma ütlen küll jäässe. Aga see on lihtsalt loogiline. Ma suren nii või naera. Oletame, su mõttetöö töötab edasi, ehk siis sa ei saa liigutada, aga su pea pidevalt mõtleb edasi. No kes ma igavlen siis, noh. Sa oled hulluks. Konkreetselt. Sa reaalselt lähed hulluks seal üksinda, mingi, ma ei tea, lamad maas. Täiesti jääd. Oota, aga kuidas ta mõte töötab üldse? No, see on jällegi mingi oletame, et see töötab, noh, muidugi sa mingi jäätudes mingi saad surma juba. Jah. Ja täitsa on nii. Siis noh, oletame, et su mõte töötab, sa saad ükskõik millest mõelda mingi nii kaua, kuni nad tahavad sind lahti jätada enam. No ei tea. Nüüd on tõesti, et kas ma passin mingi potentsiaalselt 1000 aastat seal jää sees või ma suren lihtsalt kohe ära. Ei tea. Ma arvan, no samas nagu kui ma mõtlen, et kõik asjad, mis ma olen nagu elus kogenud, mis on mulle tundunud nagu nii kaua aega võtab ja nii pikk, eks ju. Nüüd kui ma nüüd mõtlen nende asjade peale, siis need on nii nagu minevik ja nii mälestus. Et mingi hetk, kui ma elangi terve selle 1000 aastat mööda, siis kui ma lõpuks tulen sealt jääsest välja, siis ma tol hetkel olen ka ju täiesti nagu noh, see asi on nagu minevik, et ma saan uut elu elada ja nagu nautida nii-öelda ja avastada uut maailma, kui muidugi on mingi maailm alles. Ja ma arvan, et kui mingi apokalüpsi moodi asi toimuks, siis suht kindlalt mind nagu lahti ei jätataks ja siis mis ma siis lihtsalt passingi terve igaviku seal. I mean, jah. No apokalüpsi vältel ma eeldaksin, et mis iganes mehhanism mind elus hoiab, siis see mehhanism läheb ka kätki nagu seega. Okei, aga oletame, see mehhanism hoidis su mäluga üleval, ehk siis sa ärkad üles, aga sa ei tea mitte midagi enam. Sa oled kivimees, sa ei oska rääkida. Sa ei tea, et sa istusid 1000 aastat just jääs. No siis väga hea. Kas on väärt seda? No kas ma pigem sureksin või alustaksin nagu elu kohe otsast peale? Mitte kedagi teist ei ole. Oletame siis. No sedasi. No siis ma suren lihtsalt nata nagu pikema aja pealt. Ei, come on. Sa jääksid... Okei, see on jälle küsimus, nagu kui kõik inimesed maailmast haihtuksid, siis kas me jääksime ellu? Ja ma olen built different. Ma lihtsalt jääksin ellu. Ma ei jääks. Ei, ma lihtsalt jääksin ellu nagu, sest ma olen nagu erinev, vaata. Aha. See nagu vahepeal mu käest küsitakse, et no mis sa teeksid, kui mingi Yellowstone, vaata, kui see mingi lõppude lõpuks õhku lendab või mis iganes ta tegema peaks. Siis mis sa teeksid nagu mingi hull, mis need on, mingi taevad on pilves, vaata, mingi mürgiseid gaase täis ja mida muud kõike, nagu fotosünteesis ja toimuda taimedes ja siis toit hakkab otsa saama, et mida sa teeksid nagu sellises olukorras. No minu vastus on alati, et jääksin ellu, nagu, sest ma olen lihtsalt built different. Ainus kurb asi, ma arvan, mis juhtuks sellises olukorras, oleks, ma arvan, see, et ahvena populatsioon nagu langeks veidike. Et see mõjutaks ahvena populatsiooni ja see nagu ei istuks mulle eriti. Aga no peale selle... Oota, palun tuleme kordagi. Ahvena populatsioon. Jah, nagu arv. Miks sind ahvenate arv huvitab? No ma ei tea, see on nagu huvitav. Ma käin kalal vahest, vaata, ja ahven on nagu lemmikala. Kus see sul tuli üldse? Ma käin nagu kalal, vaata. Ahven on nagu lemmikala, mul on nagu väike, või väiksena mul oli õigemini. Ma enam ei ole kaisuloomadega. Mul oli hästi suur nagu ahvena kaisuloom ka, vaata. Nagu ahven on mu lemmikala. Aga no peale selle, nagu ma ei tea, mind väga ei huvitaks. Okay. Ma ei teadnud seda. No nüüd siis tead. Ahvena populatsioon. Aga mis sa näiteks jääkarud surevad ära?
pandad , no nagu mind aga huvitaks . vaata kui nunnud nad on . söövad lihtsalt ahveneid ära . ei söö , nad ei söö ahvenaid . võib-olla ? ei no kui nad saaksid ahvene kätte . ei no jaa , aga ahvenaid nende . juures ei ole , ehk siis tegelikult nad ei söö . tead , et nad saavad nagu rännata , vaata . ei , okei , aga pandad ? no mis mul pandadest , nad surevad nii või naa 10 aasta pärast välja , nii et miks ? nad on praegu juba nagu väljasuremise teel . on või ? jah . jah . ei , seda ma oletaksin , no need loomaaia videod pandadest , noh . teades , et samades metsades on mingi tiigrid siis . mingi , sa nagu kõnnid džunglis kusagil , näed , tiiger võtab mingi , ma ei tea , mis looma võtab mingi kihvade vahele , samal ajal mingi panda teeb kukerpalle mäest alla ja siis lööb oma pea vastu puuder . nagu ma ei tea , suurus on ainus asi , miks neil veab nagu . või miks nad üldse siiani ellu on jäänud . ei , jumal pidi mõtlema , et okei , meil on nii palju kiiskeid , teeme mingi nunnusid loomasid ka nagu . täitsa nõus . miks siis koerad olemas on ? ei no nad päris nunnud ei ole nad . no ei , sa ei ole nunnud koera näinud lihtsalt . jah , Andu , vaata nüüd guugelda kohe , cute dogs . ja vaata pilte või midagi . no need on kutsikad lihtsalt , mis ma peaks väikelastest rohkem hoolima kui nagu suurtest koeradest . no nad on nunnumad , seega jah . kui sul väike laps hakkab karjuma , kas sa hooliksid rohkem sellest kui mingi ? jah , kui väike laps karjub , siis minu arust see on parem , kui mingi täiskasvanud mees karjub samamoodi . seega . ehk siis nagu see on nunnum või ? nojah , ma arvan , et kui mingi 2-aastane karjub emme , ma tahan süüa emme . aga Okei, kui mingi aga ta kui mingi imelikult seda 30-aastane mees , kui mingi 30-aastane mees ütleks sellist asja , siis ma ei tea , et ta nagu ei oleks väga normaalne vist . ei , normaalne ta kindlasti oleks . jah , selles suhtes nagu tee mis tahad , vaata , aga noh , päris minu jada ta päris ei ole nagu . ahah , pean armastama oma ema siiski , mitte koerasid . ei , joo . pärast kõike , mida ma ütlesin , sa ütled sellise lause . Pause . aga nüüd siis klasside sotsiaalmeedia tiirlist . ma arvan , tegelikult on küll õige aeg vist üle minna või ? ja pigem jah . oleme saanud YouTube'i kuulajatele ekraanile ka pildi tierlistist . käime üle , reitime HTG aasta 19 käik , aasta 20 käik ja aasta 21 käik , klasside Instagramisid . ja tänasteks tiirideks on S suunamudjad , A follow , B igavuse peletamiseks , C mida te teete ning D ei tohiks eksisteerida . Igaks juks mainin ära , see ei ole klassis olevate inimeste vastu midagi . see , meil on siin 3 punkti , millele me toetume , nendeks on siis , Jakob , loetle mulle üle . kriteeriumiteks on siis esimene on originaalsus , et siis noh , kas see , mida nad teevad või mida nad postitavad , on nagu erinev teiste omadest või on nagu midagi uut . teine on siis sagedus , et kui tihti nad postitavad . ja kolmas on siis ka nii-öelda üldised või no üldine kvaliteet , et kas see postitus esiteks täitis oma eesmärgi ja kui hästi ta täitis oma eesmärgi , ehk siis kui pidi nagu naljakas olema , siis kas oli päriselt ka naljakas või oli lihtsalt mingisugune mage nali . jah , nii on . võib-olla vabandame vilistlaste ees , ma ei tea , mis aasta käigus teil juba Instagramid on , aga te olete legendid ja teile kogu au . egas midagi , hakkame algusest peale , meil on A19 . A19 on loetleme statistika ka ette või ? nojah , no kiire , 53 postitust , umbes 400 follower'i , kui see isegi tähtsust on . tähtsust omab . noh , kui me vaatame , sest nad on suht palju postitanud , ma ei oska nagu võrrelda praegu ka teiste nende klassidega . kui me vaatame mingi , noh , kümnendikel on kõige vähem olnud aega , et postitada , seega neil ongi loogiliselt kõige vähem postitusi . aga näiteks , noh , kui me võrdleme C19-ga , C19-l on ainult 36 postitust ja no D19 on 23, B19 on 6 tükki ainult ja E19 on 9 või tähendab 23 postitust samuti.
seega sagedus on neil enda lennust kindlasti kõige parem. Aga kas see materjal on ka hea, mis nad postitavad? nojah, see tulebki nüüd ära otsustada. No nad tegid, ma ei ole kindel, kas nad olid esimesed sellega, aga nad hakkasid tegema vist neid enesetutvustusi. Et panevad järjest vist, panid nagu pildi inimesest ja siis seal all on mingid kindlad küsimused, mida iga inimese käest küsiti ja siis on nende vastused. Mis on nagu minu arust suht lõbus. Ja nojah, see selgitab ka ära, miks neil on nii palju neid postitusi. Nad said mingi 36 tükki neid lihtsalt põhimõtteliselt tasuta juurde, sest nad teevad nagu enesetutvustusi. Nii et originaalsuse punktid on olemas ja sageduse punktid ka. Isiklik arvamus on, et see on siuke täpselt Meet Hill Treffneri Instagram. See on nagu täpselt see, mida sa väljaspoolt treffi vaatad, sa saad aru, davai, siuke on enda mingi kool või midagi. Siin on ühised pildid, individuaal, nalja visatakse, minu arust Peeter. Jaa, siuke kõrge B. B19. Statistika, 6 postitust, 300 followeri. See on küll huvitav. Neil on üks postitustest on, et kas te teadsite, et vaalad magavad vees just niimoodi? Ja siis on vaala magamisest tehtud pilt. Ei, väga tasemel Instagrami lehekülg. No aktiivsusest nad vist punkte ei saa. Ja see on kindel. Aga üks 6 on huumor vähemasti. Jah. 2 6 on huumor, meil on Liidsalust ka väga elus pilt. Jah, täitsa mul on siuke tunne, et seda kontot juhib vist kõige rohkem üks kindel Young Tups ja Corey Boys. Nende SoundCloud on samuti sümbioos lingitud, nii et võib-olla neile lihtsalt meeldib muusika, ei tea. Jah, ei tea. Aga jah, ma arvan, et see kukub vist Z-tiiri. See on nagu see pool heas mõttes, mida te teete konkreetselt. Jah. Jah, oleks teil natukene rohkem contenti võib-olla tõstaksime. Ma arvan, et contenti sisukuses pole vahet. C19. Jah, no jah, jälle nende statistika veidi on 36 postitust ja 561 followeri. Ja nad suhteliselt palju nagu enda tehtud siukseid meeme postitavad vist. Seega üldiselt päris loov. Aga nojah, peale selle neil on nagu okeilt palju postitusi. Storiesid ka vähe absoluutselt ei olnud, et ja storiesid neil kogub ka. Et tundub, et on täitsa okei. Isiklikult A-tier, ma ei follow, hands up, ma ei follow mitte ühtegi treffi Instat peale oma klassi oma, aga nüüd siin podcasti kohustustega olen võimeline või pooleldi kohustatud seda tegema ja ma võib-olla isegi follow'n seda ka edaspidi. Jah, täitsa annab nõustuda. Ja ma nõustun ka, A-tier on väga okei. D19 meile jumalad, ehk siis enam mitte me olime jumalad ka ära, et me võime kritiseerida, aga tegelikult Imo suht hea. Jah, see on ma kommenteeriksin muidugi nende viimast postitust ning selle captionit. Postitus on mingisuguse peo kohta, ma ei ole päris kindel, mis pidu see isegi on. Aga captioniks on sex on fucking imeline. Vist tahtsin seda nagu ära mainida, et see on päris huvitav. Huvitav arvamus, mis neil on sattunud. No loodame, et nad teavad, millest nad räägivad vähemasti. Ja loodame, et jah, kõik on
ilusti läbi proovitud, ilusti ja ohutult siis. Storiesid ka okei, aga ma ei teagi. Siin on 23 postitust, võib-olla nata vähe või? No aga kas nad ei olnud esimene klass, kes tegi seda stiilinädalat või mis klass alustas seda? Kas see visiiliklass? Ma ei tea. Vaikus. Ma ei tea, ma ei julge kommenteerida, aga jah, ärme soosi siin kedagi, mul on tunne. Ahah. No jah. Ütleme, et ei teinud seda. Imo B-tier, aga A-klassist ette. Ma ütleks, et A-klass on, nad postitavad sagedamini. ja ma tahaks öelda, et see content on nagu B. Okei, no content. Ei no, selles suhtes A-klass tegi nagu enesetutvustused, vaata, see on nagu huvitav, et sa saad iga inimest nagu õppida tundma. No ega D19 väga palju ei ole, väga palju rohkem ei ole content'i, I mean nagu. No see viimane seks on fucking imeline, on nagu huvitav asi, mida vaadata, on ju. Aga nagu mida sa täpselt vaatad seal? No neid pilte ja videoid, mis nad siia pannud on, et et siin on üks lahe selfie, on ju, sa vaatad, kui palju inimesi sa tunned. Ja sa oled edasi, siis siin on video. See on 2. Ma arvan, me ei pea lahti mõtestama siin, mis nad teevad midagi. Tema on kukil. Jätame siia. Siin muidu jäämegi jutlema. E19. Hummid ja Dave. Vähe raske oli nende kontot kõigepealt üles leida, peaks mainima. Aga muidu 23 postitust, ligi 400 followeri. Ma oletan, Essa postitus on kohe neil oma konto nime kohta Dave Ussike, ma ei tea, mis seal tagamõte on, nad teevad rohkem, ärge kritiseerige mind, palun. Madu tegelikult, mitte Ussike. Ai jah. Ussike ja 7 sõpra, no. Just täpselt. Ei, aga jah, see on... Storiesid on ka mõnusad, nii et jällegi mul on tunne Peeter. Jah, siuke no okei, postitusi võiks võib-olla rohkem olla, aga storiesid neil ikka jätkub seest seega. Yeah. Aga mulle tundub, et originaalsus on neil küll täiesti nullis. Peale selle maa võib-olla. Selle eest nad võib-olla Peeteri kõige lõppu. Tunds. A20 jõuame siia aastasse nüüd. Vabandust, aastasse 2020, kui meie seda kooli alustasime. Jõudsime meie lendu. Meie lendu, jah. 25 followeri. Ei, andke andeks. Paar tükki siia-sinna ja 555 followeri. Nojah, postitusi nagu on rohkem kui mõnel 12 omadel. Seega see on vähemalt, jah. Ja mul on tunne, et peaaegu igas postituses on nagu mingi väga palju inimesi nagu ära mainitud. Ma ei tea, mul on suke ükstuse tunne, et jaa, täitsa no see on nagu rohkem inimesi on nagu jah, see on nagu klassi Insta ikka, mitte et nagu mitu inimest eraldi on nagu koos ühes Instas, vaid nagu ongi, et terve klass on ainult Instas. Ja see on nagu suur pluss minu arust. Aga noh, peale selle väga rohkem neil kiita ei ole. Ma tahaks meeme näha. Ja meeme võiks küll rohkem olla. Mõnda naljaga. Meie follow imiseks on natukene vaja huumorit ja see on puudulik hetkel. Jah. Ei, aga muidu on nagu tore. Kõik need saavutused, mida nad siia on postitanud. Et, ma ei tea, Tartu tänava väga ühtne asi, nii palju mainime. Mul tunne jälle B-tier. Ma ütleks E-klassist küll, et jah. E19 ees. Ja niimoodi. No, mainiks ära ka, et noh, võib-olla nendel 19 aasta lendudel on natukene raskem siin juurde nüüd ajaga contenti teha, aga kindlasti 20 ja 21 lendudel pange hullu, arendage oma contenti ja
ilmselt ajaga meie arvamus teist ka muutub. Lähme edasi. B20. Uus oleme meie, mu häälest on emotsiooni tunda lihtsalt. No meil on 61 postitust, 896 followeri ja no stories'id meil on ka ikka suht palju. Seega meil sagedus on kindel asi. Originaalsus. No algselt seda liiga palju ei olnud, no me olime muidugi ainus klass oma lennus, kes just tegi neid enesetutvustusi või tegi õigemini oleks õige. Aga noh, selles mõttes enne meid tehti ka juba seda, nii et ma liiga palju originaalsuspunkte ei saanud. Aga meil on siin viimasel ajal on meil suht hädiseks läinud. Et 10. klass kuidagi oli väga higi, aga siis 11. klass on mingi 2 või 5 postitust on. Meie 61-st. 6, jah? Jah, see on... No ma mõtlen, me paneme meeme, aga ega me vist kõigile ei saa meeldidagi. Nii et vahel mina cringe'in nende TikTokide üle, mis me paneme, nii et... Ei no. Mul on tunne, kui sul on 900 followeri, siis sa pead kuidagi family friendly püsima ja ei saagi võib-olla natukene ekstreemsemat asja panna siia. Mina tahan öelda, et mulle mõned story'd väga meeldivad, näiteks Jakobi eri. Väga... Ma mõtlesin just ka mainida seda, et kas keegi nagu 19 lendudest tegi mingit eri? Seda vist ei ole olnud, et keegi nagu üks inimene saab eri teha. Et nagu E-klassist E20 on meil Imre Nõmm, kes tegi ka eri, aga kas Jakob oli enne seda vist teinud või? Jaa, vist küll tegelikult. Jaa, oli küll vist. Okei. Meil võiks ka jällegi rohkem naljakaid meeme olla. Ei no ma võin öelda, et mulle on väga südamelähedane just see minu mulleti lõikamisvideo. Jah, see on väga hea video. See on story või neid laive ka ei ole eriti, vaata. Mida klassistad teeksid, et seda on meil ka tegelikult. No ma ütleksin, et ma ei tea. Jah, ja sa oled enne Imret teinud. Nagu tahaks panna follow on. Aga samas, kui ma panen, siis oh my god, sa toetad enda klassi lihtsalt, sul ei ole neutraalset vaadet, aga nagu... Aga samas, kui me paneme mingi igavuse peletamiseks, siis on jälle see, et kuidas enda klassi nii madalale panid. Ehk... Mis iganes me ei teeks, me saame kriitikat, paneme follow misse nagu. Jah. Okei, paneme follow misse siis. Meil on ette taha. Ma followksin enne B20, kuid see 19. Jah. Pigem. Lihtsalt content'i on rohkem, võib-olla see content'i tase on sama, aga... Jah. No C20. Suke 22 postitust, 500 followeri. Neil on huvitavat content'i. Äärmiselt huvitavat. Näiteks see Only Frogs on suht huvitav. Seda ma vist näen esimest korda. Mis siin veel on? Kas see on Hans koonusega? Jah. See on suht... Storiesid decent, postitusi decent. Meemid on okei, küsimärk. On olemas. Mina ei ole näinud. Väga ei ole, jah. Siuke jällegi B-tier. Jah, siuke. Mul on tunne nagu, et kõik need instad on vaata üksteise kuld seotud, et sa nagu tahad teha enam-vähem vaata, mis teine teeb ja siis üritad tema järgi teha või midagi. Ja no muidugi sotsiaalmeedia suunamudija meil siin kõige tipus on raske olla, sa pead ikka väga paljude erinevate uute asjadega välja tulema, et sinna jõuda. Jah, B-tier. Jah. Kuhu viskame? Ma arvan, et... Mina ütleks siia. Ja, nad on see. D20. Oi. 24 postitust, 600 followeri. Nagu need ja storiesed on mõnusad. Nagu need grupipildid on toredad, aga
Ei no, nende kõige legendaarsem asi on see, et retsimisel nad see Marko Tasasega mingi pildi tehtud. Ja, mul ka tunne. See kärib kogu instat, mul on tunne. Ja see ka, et Jakob jõudis ühele pildile. Yes, sir. Natukene impostor, aga okei. Aleksiga täpselt sama, see flanell ka sellise. Ma üritan mõelda pigem siuke meme-based contenti veits rohkem ja oleks A-tier, praegu on B-tier jällegi, aga B-tier top juba. Jaa, täitsa jah. Viskame selle siia. E20. Nende Instagrami ma konkreetselt vaatasin täna esimest korda ja nad on, ma ei tea, mitu aastat see account on aktiivne olnud, siin juba 2 tuleb varsti kokku, poolteist on koos. 25 postitust, 560 followeri. Küsimärk tier, sest see on konkreetselt see, et neil on kõik olemas, mul on tunne. jah. Mis sa mõtled selle all? Kas sa näed midagi, mis meie kriteeriumist neil ei ole olemas? Ja seda küll nüüd. Mingi meemid pooleldi puudu küsimärk, aga nagu ei võtaks ka alla selle pärast. Mulle lihtsalt tundub, et neil on see, et neil on nagu kõike, aga neil ei ole mitte midagi, mis oleks nagu ülihea, vaata. Et kõik on nagu okei, aga mitte miski pole ülihea. No täpselt sellega võrdluses, et T20 kandis Marko Tasane, vaata see kõigile silma lihtsalt. Aga siin nagu kus see Marko on, ma ei näe. No ma ütleks, et ta on suht ta on võib-olla siuke madalaatier, sest nagu seda on huvitav vaadata ikka, aga neil ei ole nagu siukest nagu siuke it-factorit nii-öelda. Mul on ka tunne, et kui me need B-tiiri paneks, oleks veits kuritegu. Siis A-tiir bottom nad on. Ja see on 20. Jõuame 21. aastakäiguni ning alustame taas kord A-klassist. Peame mainima, et seekord, muidugi neil on olnud palju vähem aega, kuid peame mainima, et postitusi on neil ikkagi päris palju. 13 postitust, 643 followeri, seda on päris palju. No, kui me vaatame... Arenguruumi on, kindlasti, arenguruumi on. Neil praegu ongi põhimõtteliselt ainult grupipildid ja siis on üks pilt, Kaur ja Ragnar on meie klassi suurimad naistemehed ja nad jäävad nendeks. See asi, mis nad Aimar Poomiga siin tegid, see on huumor, sest on Aimar Poom. Jah, tegemist on TikTokiga. Ei mina tea, mis tänapäeva noorus teeb, hallo. Ei, see on küll see, kuidas Poom räägib nii mööda kui võimalik. See teeb asja paremaks nagu. Also, asi, mida kõik teevad, minu arust kõik 21 klassid teevad, on Beieri pildid, fännipildid, Beier on lahe. Ei saa pahaks panna too. Täitsa nõus. Muidugi E21 ei ilma tast nüüd, aga Pohka. Ei vedanud neil. Ja sellepärast nad lähevad nüüd ei tohiks eksisteeridesse, eks ole. Täitsa nõus, jah. Ei, A21 praegu okeil tasemel. Ma ütleks B-tier, aga kui nad jätkavad, siis A-tier on tehtav. Ma julgeks öelda, et nad peaksid just parandama midagi, sest neil ei ole väga midagi erilist. Neil ongi ainult grupipildid praegu. Mingi üks TikTok. Ja ma mõtlen ka, et neil on lihtsalt nagu neil ei ole midagi nagu, mis eristaks neid, vaata, neil ongi ainult grupipildid ja see on nagu basic nagu kõikidel klassidel on, et kõik Instagramid grupipiltide peal üles ehitatud. Ei, mitte päris. Ei ikka ju, osad teevad neid enesetutvustusi. Jah, nagu meie klassi Instas. Kas oli üles ehitatud sellele? Meie klassi Instas on rohkem enesetutvustust või individuaalseid pilte kui grupipilte. Jah, ei, meil oli meie klassi Insta idee oli just see, et nagu inimesed vaatavad meie Instat ja nad saavad tuttavaks nagu meiega kui õpilased B20. Okei, B-tier.
siuke nõks madalam. või siis C-tieri top. ei no, neil on kõik, nad on õiges teel, ma ei saa küsida, mida nad teevad. Paneme nad lõppu. Paneme nad lõppu praegu. B21 jõhker 33 postitust, storiesid rohkem kui enamikel ja 660 followeri. Ehitavad isikututvustusi siin. Ma võin öelda, et mina olen väga nautinud nende content'i, nende selfarid Matu ja härra Stariga. Jah, just. Kõikide õpsidega, kellega nad teinud on päris huvitav, päris lahe. Pluss, mis nad said Peeter Ojaga pilti või? Olid nemad, et? No vaata, jah. No mingi üks klass sai veel vist, aga Imo, nemad on väga kõrgel, mina isegi paneks nad võib-olla S-tieri. Sest neil on actually huvitav Insta. Ja nagu seda, nagu see on content, mida vaadata ja seda sa nagu naudid ka. Eriti need selfid õpetajatega lihtsalt, need on minu arust nii head. See oli pänger küll, ma ütlen ka S-tiiri. Jah. Siis minu arvamusel ei, aga muidu väga kõva content. Paneks nad aastase kuhugi, ei tea. No kui nad jätkavad, siis meil on uued Mina otsin superstaari talendid olemas. C21 meie lapsukesed ritsivõitjad, mis me ütleme, 15 postitust, 530 followeri. Ma kinda naudin seda. Jaa, see on ka, neil on ka nagu okei. Story'd on neil suht see, mis teeb heaks. Imo. Sest seal nagu on shitpostimine. Siuke nagu asjad, mis juhtuvad nagu niisama koolis neil ka võtta. Jah. Seega. See on suht hea. Nad on ka siuke S või kõrge A-tiir. Ma ütleks A-tiir ja kõrge A-tiir äkki. Mis nad noored teavad, kas nad teevad midagi hästi või? No inspireerime neid, paneme nad A-tiir topi. D21 need on need, kes tegid räppi laulu ju. Jaa, vanema. Nad on hästi head sotsiaalmeedia influencerid. Teevad isegi muusikat. Jah, täitsa nõus. Nagu B19 meil siin all. No 22 postitust, 600 followeri. Raske on sõnu leida. Neil väga huvitavad. Minu arust nad on pannud veidi palju shitposte nagu tavaliste postitustena ja mitte story'dena. Mis võib-olla natukene huvitav. Aga ei, ma naudin väga seda nende kõige esimest fotot, mis nad panid bürooga või platsist. Nad teadsid, mis nad teevad. Jah. Minu poolt on plusspunktid selle. Sinu heaks kiidu on nad saanud. Samuti ka originaalsus. T21 räpp. A-tier bottom, küsimärk. Jah, siuke madalama A-tier veedi. Ma teeks kõige lõppu. Jah. E21. E21. Noh, jah. No, see uvega selfie on tore. Ja selfar uvega. Aga peale selle, neil ka jälle väga ei ole midagi. Jah, suht siuke nagu basic. Ja jälle basic Insta mul on tunne. No, aga vahel on basic teebki heaks just asja. No ma ei tea, siin nagu tõesti ei ole minu arust midagi nagu erilist või nagu, mis eristaks neid teistest. Et võib-olla igavuse peletamiseks. Jah, siuke B-tiir jälle, aga ma arvan, et on kõrgem kui E19, madalam kui C20. Jah, nõustun sellega. Võib-olla tegime siin natukene draamat.
aga tegime asja vürtsikamaks, reitisime täna HTG instasid. Kui keegi küsib minu lemmikut, siis see peab mitte see B21 seal topis olema, vaid legendid teavad T18. Niklas tegi minu jaoks asja põnevaks. Tegelikult näitas alguses ära, millest see kool ka on, ehk siis kellel huvi vaadake vanemaid Treffi instasid. Muidu ma ütleks, jätkame siin distantsilainel, täname koostöö eest ja ikka loodame, et neil jääb ka hästi. Povapoisid, vaadake neid Instagramis, vaadake neid Facebookis ja vaadake nende kodulehte, aga ärge unustage meid, me oleme ka Instagramis leiduvad, subscribe'ige meile YouTube'is, pange oma kellakesed tööle, kuulete ja näete, et meil on uus episood tulemas, muidu aga postitame ikka esmaspäeviti. Ja aitäh, et olite meiega ning kohtume juba järgmine nädal. Tšau! Tšau! Tšau!